Ja, graafikas, jah. Kui muidu seisab, on ikka hästi nimedega väga. Kirjutasin ka neile, et ärge meiega suuri on ne käinud, jah. Ma olen käinud, ma tegin mõnda pildita. Ütle mulle, kus see hakkab meie kultuuriga ka? Ma arvan, et see on selles see, kus on laste kunstikool. No see korporatsiooni. See on väärne. No. Sai niin nukraa nauka tuli. Ei, ma olen vihasena. Ja vaata, kas saab rõõmsamaks minna või ei saa. See oleneb alati, et tulevad vihased hästi. Siis on põhjust muuta. Jah, seal on kõige rahulikum. Noh, pole ammu näinud. Ei ole. No kus sinu pilt on? Minu on, seekord on 3-aastane kaitsest väiksest olemas. Ma olen just seda kaitsa. Kõpitsema, jah. Viimane väike. Jäime poolele. Jah. Hämmastav, kuidas vanad nimed, keda sa kohtad mingid vanades kataloogides, ikka elavad ja esinevad. 60-ndate alguse kataloogides saavad. Või noh, okei, 60-ndate lõpu kataloogides.
Ja, ja. 85. Indel Eduard Tanino. Ei tea, kas ise kurat, ütleme 85, vist ei venita välja. Aga kuradi hea õnne mäng. Kuidas tagasi? Kas sa oled ka juurde teinud? Hea küsimus. Ja mis see puhatab esimene küsimus? Hea meega on enam ei õnni. Võib-olla ei ole midagi esineda. Kaks aastat. Ma ei teaks, et võtme mingi Kurvaks mind Näed hea, kui saad vana rauda, paned kivi sisse jälle ja kunst kuulub rahvale. Kunst on kohe valmis. Kunst kuulub rahvale. Kunstiinimesed, kas siin kõik koos? Kes need on? Kunstiinimesed? Katsu kunstiinimesi. Seda kunstiga see on efekt suurem nüüd näha. See peab kokku käima ja siis saab aru pointist. Elkel saab jälle vastu päid ja jalga. Kas Nadešda Tšernobai ei ole Elkeni üks õpilasi? No ju neil on väga isiklik suhe. Jaa. Elken käib talle siis see välja. Et ilma on nagu parem. Jah, ilma on palju parem, eriti sul. No aitäh, aga külm on ju talvel. Ma küll esimest korda kuulen, et rinnahoidjaga otsib külma eest. Muidugi. Metallkonstruktsioonidega rinnahoidja. Kuidas siin porol on siuke pluss see, et see nagu paistavad suuremad, siis on nagu noh. Mul saab nagu rinna rohkem ette lüüa. Head sõbrad, ma teid hea meelde liputada Tartu kunstnike aastalõpu näitusel. Ma tahaksin siiralt tänada kõiki kunstnikke, kes oma tõid siia lõid. Et jah, kuigi kõik ei läinud tänavu üles, ma arvan siiski, et see valik, mis tehti, on hea ja selle näitusega võib hangule jääda. Ma loodan, et need, keda tänavu ei saanud välja panna, et ei jää ilma pidama. Ma arvan, et ma ise täna pikemalt ei hakka näituse juures peatuma, selle jaoks on näituse kujundaja. Aga tahtsin öelda sellist, et Tartu kunstimaja on 2009 aastal
eakordselt hea aasta. Et esialgsete andmete kohaselt on meil olemasoleva statistika järgi rekordne aasta, ehk hinnanguliselt on käinud 20–22 000 külastajat. Meil on käima läinud mitmeid programme, alates lasteaedadele, lõpetades koolidega, oleme paigaldanud endale kaamera-süsteemi, et me saame selle aastaga ainult rahule jääda, mis on eakordselt tänuväärne, on see, et meil on ääretult hea näituseprogramm, kus on lihtsalt nii palju inimesi käinud, alates juubeliga, see on välisnäitused Soome päevade raames. See aasta on meile hea olnud ja seda oleme saanud saavutada ainult tänu headele kunstnikele, headele külastajatele ja headele sõpradele ning loomulikult toetajatele. Ma arvan, et ma sellega oma lühikese sissejuhatuse lõpetaks ja annaksin sõna edasi Tartu Kunstnike Liidu esimehele. Aitäh! Head kunstnikud, kallid sõbrad, et kasutan mahaalset võimalust, et teeksin ühe suure aplausi meie galeristi Markus Toomperele, et tänu temale on kunstimaja see, mis ta praegu on ja nagu ta välja paistab. Et ma paluks, et me teeksime ühe suure aplausi Markus Toomperele. Teine lause on see, et naudiksite meie tänast menüüd, kes on meie galeriides ja ees koridoris laual. Ja ma annaksingi kohe sõna meie näituse kujundajale, Kivale. Tere, mina olen Kiva, ma kujundasin selle näituse ja see näituse kujundamine on suht delikaatne tegevus, et mulle põhimõtteliselt nagu anti must materjal kätte ja ma ei tahtnud sellesse väga vägivaldselt suhtuda. Ja ma ütlen seda sellepärast, et mulle juba osaliselt ma sain tagasisidet, et see näeb välja nagu kuraatornäituse. Aga tegelikult need 5 sektsiooni, mis siin kujundasid, siis siin saalis need 3 saali, alumine saali monumentaal. Et need 5 sektsiooni olid nagu sellised loomulikud jõujooned või isegi teadvusseisundid, mille põhjal need tööd iseenesest nendesse ruumidesse laiali paiknesid. Et siis siin, kus me praegu oleme lakoonika, mis keskendub siis sellistele minimalistlikele, lakoonilistele, lihtsatele, inimlikele vaadetele, siis seal selline psühhedeelne, groteskne, värviline maailm, seal brutaalne vormikõne, allgaleriis või väikses galeriis sellised hämarad jutud, mitte sürrealism, aga just sürreaalsus, moonded ja hälbed ja siis monumentaalgaleriis, mis on kõige valgem ruum, on selline hästi tartulik lähivaadete ja väikeste lugude jutustamine, mille me nimetasime silentikaks, mis siis peaks vaikusele vihjama. Et rohkem ma ei oska kommenteerida, et tänan Kunstnike Liitu ja Kunstimaja, et oli meeldib koos töötada, tänan kõiki kunstnikke, loodan, et nad ei pahanda, et nende tööd mingitesse ruumi installatsioonidesse on sattunud. Keegi ei pahanda. Aitäh! Nii, ja siis lähme oluliste asjade juurde. Palun. Head kunstisõbrad, seekordse Ado Vabe nimelise kunstipreemia väljavalimine oli erakordselt raske. Komisjon pidi 2 päeva töötama vaheajaga muide ja sellepärast, et ei leidnud konsensust. Ado Vabeli nimelise kunstipreemia laureaadiks on Albert Kulk, arvetades teie isikupärast loomingulist käekirja ja valminud suure mõõtmelisi pliiatsijoonistusi, millega olete rikastanud Tartu ja Eesti kunstipilti viimasel 20 aastal. Seekordse preemia suurus on 23 000 krooni. Albert?
iga aasta on hea aasta olnud. Ma tõesti ütlen niimoodi, et me elame oma elu nii, nagu me elame. Ma tänan Eesti Kultuurkapitali, Tartu Kultuurkapitali, tänan Ilmar Kruusamäed, Peeter Allikut, Andrus Kasemaad. Ma olen tänu neile ikkagi elanud. Ja ma olen tänan Malev Toomi, kes pildistas kõik minu maalid, no peaaegu kõik maalid, joonistused ära. Ja ma olen õnnelik, et elu on ilus ja kõik me oleme siin koha peal. Mis ma ikka räägin? Aplaus! Aplaus ja elu on ilus! Kui te olete käinud halvalt ja lähete eeselt, on neid suuri pilte hästi palju. Ma olen tulnud kommentama, ma tean, võib-olla tervist kõige parem ei ole, naised vaadake teda, väga rikkaks leseks oled võinud jääda, kui teid tema kapi kui. Näitus on avatud. Varavel. Meil on anda üle pelluspreemia. Sellele suurele preemiale seksuteerib teine pisut väike preemia, aga ta tuleb jälle väga hingest. E-kunstisalongil on au üle anda preemia ühele väga tagasihoidlikule, aga väga heale kunstnikule. Ja selleks on meie kalendri siin jaanuarikuu peal Maris Tuul. Kas on veel sõnasoovijaid? Hoia natuke, ikka on seda ära looma, palju iga. Head sõbrad, kõigepealt tänu sulle Jüri, et sa ka linnavalitsuses leiad masuajal kahekohkakese raha, et kunsti toetada. Näitkes inimene teeb järgmise kunstiteose, kus masuajal Eesti kodanik, Eesti inimene jääb inimeseks, et ei muutu selliseks näljaseks loomaks, nagu on teie Riigikogu, kellel on kogu aja raha puudu. Ja ma tegin siin sellise kompositsiooni. No kuidas teil ei tivetada seda jama? Näete, jõuluaeg on selline asi. Täna, siin on inglikele, teie Riigikogu ja valitsus. Naljad ei kaitse teie kodanikke, mind ja sind ja teid kahekselt ära. Nüüd loodaks, et see ingel kaitseb Eesti kodanikke. Selle masu ja mäsu ja jama eeseks ära. Et Riigikogu väga tubi. Ütles, et saab mõne kopikakese juurde ära, aga selja taga jälle nagu lõupenni tõmbatud tagulikust jälle tüki välja ära. Ja ma annan selle kunstijoonele, et see ingel vähemalt hoiab sinimust-valge lippu kõrgel Eesti kodanikul. Kui teised asjad puhasundused ei oska hoida, et siis kohtume järgmine aasta veel. Järgmine aasta tuleb hästi raske aasta, teate. Ei, ma annan sulle pidulikud üle. Oota, mitte sulle pole. Aga nüüd vist öelda, et kui Jaat on ära rääkinud, et näitus on avatud. No nüüd võib Et siis eespoolt peaks veidi saama. Ja väga hea vein on täna seekord. Nautige näitust. On ju hea vein. Tere! Ma ei saa julgeda siin, sinna tulema. Nii pole kohta.
kellele? Enn Põldus. Enn Põldus, tead, ma ostsin selle ühe Rooma, ühe pildi tead, mis ta nüüd teeb seda graafikat. Ja tead, tundub, et ei saa panna. Ma raamisin ära, aga kui ma vaatasin seda, siis seal on nii terav, nii minu generatsioon ütles toored värvid. Aga siis ütleme, selle agressiivsed teravad värvid ei pannud lipu minema kokku, vaid hakkab vaatama seda. Tere! Aga ma käin lähen ringi jälle. Meie ringis. Kohe näha, et tantsu tuleb hästi. Tallinna kunstiteadlane vitsatas sinna küll uurib. А kuidas see mees, kes sai preemia pliiatsiga joonistas? Tüüpiline selle tahte eklektik. Päris hästi on ära jaotatud. Kuidas see üllatus, et Pillaneeme näiteks? Ma arvan, et see ei ole Pillaneeme aktsioon, vaid see on pigem selle main. Kinsiko on väga aktiivne, tahab silma paista ja siis ma olen soovitanud tal igal pool osa võtta igast asjadest. No sellest õigesti aru saanud. Õigesti aru saanud ja muudkui osa võtab. Mulle meeldis see, et kursi boikoteerimise selleks aastaks otsustas vahele jätta. Miks te kursid boikoteerisid? Ei, kursi esitanud oma töid. Aga Allik ja Kuusamäe on ühtega väljas ja Kuik on... Kus Allik on? Õigus. Täitsa värske. Mulle selle meeldib. Siis on rikkud kõik horne. Mõni teine töö ka meeldis selle? Ei, no ei tea, no siin mõni foto võib-olla oli. Nii vähe fotot ongi või? Näitus, mis siin oli see Liivranna oma või üleilmine? Millal oli sügisel? Liivranna see maalisõna. See oli absoluutne katastroof, see oli kohutav. Ei, Kiva kujundas hästi. Kiva, hästi asjalikult ära. Aga muide, ka minu, ma kordan seda, nõustun, kus on foto? Aga ei olnudki rohkem palju. Keegi jäi välja, aga see ei olnud ka mingi asi. Miks? Jah, sul on Toomperile helistama, et see ei ole segatehnik, see on kalotüüp. Täiesti konkreetne mõiste. Saab tegema, Dagmar parandab ära. Ei ole probleemi. Kust linnaplased kõik on? Tartus õpetatakse fotot. Nad ei esine põhimõtteliselt. Nad põhimõtteliselt ei esine sellisel üritusel. See mitte ei ole nii Tartu kui Tallinna fotoosakondade nagu probleem, et õpetatakse fotot, aga keegi ei tee fotot. Ei, nad ei esine põhimõtteliselt sellisel üritusel. Tallinnas on väga palju, ei, ilmselt. Ei, minu meelest on täitsa palju neid näitud, midagi kui head nad on, aga Tallinnas on hästi jaa, see on õige. Attituudi küsimus. Jah, muidugi. Kuidas ütleski Valter Ojakäär, asi ei olnud muusikas, vaid asi oli, tähtis oli imago, imis. Mina midagi ei esinda Tartu kunsti paradigmat ja Tartu artworki ka ei esinda, aga minul on õudselt siiras küsimus. On näha, et see ruum on kohutavalt
väike. On näha, et see väike galerii all on ka väga väike. Edasi, siin elab hunnikus igasuguseid luusereid tüüpe 50-ndatest aastatest alates. Nii. Siin peaks olema kahtlemata oma fotogalerii. See on täiesti selge, kui siin on fotogalerii. Nad ei pea... Aga kas te valite aga relva, relva te valite? Aga mõtlesin, et meil on sõna sõna. See on happerada. Ei no, okei, ma sõna happerada, palun ärge pildistage. Kas te teete Tartu kunstifilmi, jah? Teil on projekt, jah? Pole mingit projekti, ma olen täiesti projektiväline. Unistus on see, et saaks parega keppida. Ühe kuuga me tüüd ei lähe. Päris tõsine, tule kindlasti. Päris tõsiselt tule. Ma tahan ka krokiid. Ma teen joonistusi ja pärast hiljem kannan selle joonistuse mooli peale. Selles mõttes on krokiid parem kui heegitada iga 10 minutit vahetama. Sa istud paigal, eks ju. Ainult 10 minutit istud paigal, siis teeb uue poosi. Aga kui ma tahaksin maalida, siis on 20 tundi, aga ma ei vistu. Aga sa võiksid tulla. Teeme sõejoonistusi natuke. Päris tõsiselt. Tule, teeme. Kaupled modelliks või? No just nimelt, kauplegi praegu. No, kas tuled või? Ma ei tea, millised tema joonistused on. Ühesõnaga niimoodi, kui me rahast räägime, siis räägime 60 krooni tunnis. Ei, ma mõtleks just, et millised on teie joonistused, et või kuidas te joonistate. Miks te teie? Sina? Olgu, kui te lubate sinatada, siis... Ühesõnaga, no mis on ikka, ei no, ma olen... Põline abstraktsionist. Jah, ei noh, need tööd on sellised tööd lihtsalt. Lauraga läksin tüli, tead küll Laurat ju? Millist Laurat? Pajuga. Laura Paju, ei viska ette. Kristiina Paju õde. Ja siis? Noh, temaga läksin tüli. Sai surma või? Ma ei saanud surma, aga kutsus mulle politsei. Kurb lugu küll. Ei õnnestunud ikka hästi ära rääkida, aga... Ma nüüd ei oska, kui kaamera töötab. No. Ühesõnaga, ei on tõesti nagu väga lahe ja armas. Kui see koht, kus nagu lapsed sünnivad ja ma ei tea, mis kõik pood selline teistsugune. See kõik on nagu kirjutatud, siin on kõik igal pool kirjas sellest, et nagu see umbes see, mis oli nagu paberi peal nagu tekst, et nagu, et kui vihane ja armukaline olen ja tegelikult. Ta nagu eirab sind ja tegelikult armastab. No näiteks, et Veigo oli eelmisel aastal nagu selline lemmik, et teda protežeeriti igale poole näitusele ja noh, ma ei tea, kas teist protežeeriti, aga mul tekkis selline tunne ja mina pidin igale poole nagu ise nagu oma peaga vastu seina. Et ta nagu kohe tundsid, et eelistatakse teist? No see on minu selles mõttes, minu värk, et mina tundsin, et võib-olla seda ei olnud, see ei olnud. Tõesti see, vaata, me rääkisime selle Kaerenurga näituse avamisel Tallinnas. Kaere tuli ja ütles, et kuidas sa julgesid seda teha. Aga noh, kui ta on hea inimene selles mõttes, et miks mitte? Noh, ma ei oska nagu muud öelda. No hea, nagu ühelt poolt on hea, teiselt poolt on jälle seda hakkab, et mingi kuskil kellegi näitus mõtled, et Erkin nagu protežeeris või tegelikult ei tea, kas protežeeris või protežeeris või mitte. Ja kas ma ise tahaksin, et mind nagu protežeeritakse, see on omaette küsimus. Aga see lihtsalt tuli niimoodi.
keskmine karvane Jürgen. no see päris noor naine. nii ilusa